tere! Täna ma räägin teile ühest Eestimaa äärest, seda unekursuse tutvustamise osa siis. täna on kolmas osa. ma olen Hiiumaal puhkamas ja siit kadakate ja linnulaulu vahelt siis räägin teile selle osa. täna on siis mõtted hirmuunedest ja sisemistest varjudest. mm, Minu arust terve meie elu, füüsiline elu nagu koosneb hirmudest ja meil on siis nagu valida, et kas me elame nende hirmude sees või me elame nii, et me töötame nende hirmudega. et minul sai nagu siiber sellest hirmude sees elamisest ja olen ikkagi väga-väga pikalt, põhimõtteliselt pool oma elust siis otsinud teed nende hirmudega tegelemiseks, et nüüd mul on olemas omad siis tööriistad, omad võtted, omad vahendid, kuidas siis enda sees nende hirmudega tegeleda. ja üks siis vahend nendega tegelemiseks on uned, läbi unenägude. Kusjuures ma ei ole seda üldse sellele tähelepanu pööranud unenägudele ja nii, et oo, et ma tegelen ju läbi une ka nendega, oma igasuguste teemadega. aga, aga kuna ma väga palju armastan magada, siis viimastel aastatel ma olen nagu tähele pannud, et vau, kõik nagu toimub unes ka, päriselt toimub. ja ma ei teeks seda unekursust, kui ma ei oleks kindel selles, et meil on võimalik läbi une ennast vabastada hirmudest ja tervendada ennast. et mul siis üks eelmisi siis kirjutisi, postitusi vist oli ka see, kus ma unes nägin, siis tähendab, hakkasin tajuma ära, et mõni uni on siis täpselt see hirmu protsessimise uni. ja kui sa sellest unest nagu üles ennast ei ärata, kui sa selle hirmuga seal unes ei samastu, samas mina samastusin. Ma tundsin tohutut hirmu, aga ma ei tõusnud sellest üles. Ma vahepeal nagu tõusin, aga, aga ma tundsin meeletut raskust, kui ma nagu silmad lahti tegin ja siis mõtlesin, ei, praegu ma küll nagu üles ei ärka. ja kui ma selle hirmuune täis magasin, siis see on täpselt nagu hirmudega töö puhul, traumatöö puhul, et hirmu all on alati meeletu kogus eluenergiat kinni. et peale seda und ma ärkasin väga värske energiaga ja mul oli nii hea kerge olla. See ongi see, et sa oled nagu millegist vabanenud ja siis tulevad need taipamised või teadmised, et ahaa, et ennem ma toimisin nii, et tegelikult nüüd saaks nagu hoopis teistmoodi mõelda ja toimetada. et see on nagu vägev, võimas on ju, sa magad ja sa tervened oma hirmudest. et ja kuna seda saab siis
kõike, kõike siis harjutada, õppida, teha enda heaks, teadlikkust tõsta, siis sellepärast ma teengi seda unekursust, et jah, kõike saab. lihtsalt on vaja jah, seda endasse vaatamise aega ja tahtmist. ma panin tähele ka seda, et kui meil on kogu aeg kiire, 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 siis meid nagu ennast ei olegi olemas enda jaoks. siis ei ole aega nende asjadega tegeleda. ja, ja see ongi see, et me elamegi siis oma hirmude ja värkidega. jah, aga kuidas siis uni aitab hirmuga töötada ja kust see hirm üldse tuleb? Mm. kuidas tekivad hirmud meie sisse? hirm ei teki tühja koha peal. see tekib siis, kui oleme midagi läbi elanud, aga pole seda muutnud lõpuni, pole suutnud siis lõpuni kogeda, tunda ega seda vastu võtta. see jääb kehasse ehk meie alateadvusesse. hirm võib pärineda lapsepõlvest, aga ka vanematest eludest või hoopis suguvõsast. ja mõnikord siis mina peaks ütlema, et mitte mõnikord, vaid ikkagi enamasti kandub see edasi nagu pärand, tundena, mis ei kuulu isegi mulle, onju. et miks meil siis on hirmud ja luupainajad? no luupainajad minu arust tulevad sellest, et me surume ennast maha. see kriitiline meel. ma olen halb, ma olen loll, ma olen saamatu, ma ei saa hakkama, ma ei tea, ma ei ole väärt seda või teist, ma olen, ma ei tea, käpard, ma ei tea, mida inimesed kõik ütlevad, ma olen paks. et mida rohkem me ennast maha surume, mida rohkem me ennast süüdistame kõikides asjades, mis meie elus on halvasti või mida iganes, seda, seda katkisemaks me ennast teeme ja meie ümber tekib selline madal energiaväli, mis siis tõmbab ligi neid kolle ja luupainejaid, kes tulevad meile öösel külla ja hakkavad meid hirmutama. et meile meeldib see madal energia, see hirmuenergia. ja ja seda saabki, nendest saab ainult siis lahti, kui me teadvustame, et see hirm nagu, et meie ees ei seisa see tiiger või lõvi, kes meid kohe sööma hakkab, onju, vaid see hirm on kuskilt mujalt, see on kuskilt minevikust, et kui me seda ikkagi teadvustame endale, siis saab ka nendest lõupainetest lahti ja mul on konkreetne unenägu ka sellel teemal, kus ma ühel ööl nägin, siis terve mu kodusein oli, üks sein oli siis luukeresid täis, onju. eelmine aasta värske selline uni. ja need nagu liikusid ja tulid mulle lähemale. ma oleks võinud ju tule põlema panna, hirmu tunda, mitu tundi üleval olla, mõelda, et mis värk oli, onju. aga ma panin silmad kinni, tegin uuesti lahti, et ei olegi nagu unenägu, et mis mõttes on ju, et ja siis ütlesin, et ausalt või, et lõpetage ära, minge minema, ma ei karda teid. ja sein oli paugust tühi. kui me teadvustame endale, et jah, et hirm ei ole praegu siin
ja mina ise, siis seda saab ka unes tegelikult kasutada, seda teadlikkust. ja, ja hirmudega muidu on nii, et miks nad meile unes tulevad, on veel teised asjad, on ka mõtted, et hirm tuleb siis, kui sa ei tegele nagu, kui sul on vaja, kui sa äh, ei tegele oma hirmuga, seda tihedamini ta tuleb, ta tahab, et sa hakkaksid uurima seda ja küsima endalt ja tööd tegema selle hirmuga, sest kui me surume need päevasel ajal alla kogu aeg, meil ei ole aega tegeleda oma sisemaailmaga, siis uni toob meile jälle üles, et kuule, kopp, tegele. Et tegelikult peaks nendele tähelepanu pöörama ja hakkama analüüsima, kust see hirm on pärit, miks see nii on, mitte seda unenägu kogu aeg vaiba alla lükkama, sest ta moondub, kogu aeg ta moondub ja ta tuleb sulle järjest tugevamalt siis üles. Et sellepärast tulevad ka need hirmuunenäod. Et tegelikult uni siis on meie teadvustaja, meie sisemaailma teadvustaja. uni on meie sisemaailma siis päris osa, meie päris osa. Millegipärast siin füüsilises maailmas me tahame seda kuidagi eitada või et see on lollus või rumalus, need unenäod, aga tegelikult jah. Kui hakata seda unenägude maailma lähemalt vaatama, siis see on palju suurem reaalsus kui füüsiline maailm. See on meie sisemine reaalsus. aga kuidas siis ennast aidata hirmuunenägudega? kõige tähtsam koht ongi see, et ei tasu põgeneda sellest unenäost välja, sest muidu jäävad need protsessid pooleli ja, ja unenäos võib väga hästi tegelikult teada saada selle tagamaad, hirmuune tagamaad. Teadlikkus minule on nagu hirmudest vabanemine olnud just tänu läbi teadlikkuse, et ma tean, kust mu hirm pärit on ju, või millest see on alguse saanud, et väga paljud uned jutustavad mulle siis loo mingisugusest, kas minu lapsepõlvest või mingisugusest eelmisest elust. mul on 3 või 4 unenägu eelmisest elust. Ja praeguseks ma näen siis kui mul on nagu minu suguvõsaga seotud mustreid, on ju, siis mulle tuleb kohe vanaema, ükskõik kumb vanaema, ja siis sealt hakkavad need uned edasi hargnema. et siis ma äh, jah, et mida rohkem ma tööd teen, seda rohkem koostööd teevad minuga unenäod. Ja see on täiesti vabalt õpitav, sest vanasti mina nägin ka ainult sümbolites und ja ma ei saanud mitte midagi aru. aga jah, see on õpitav, sellepärast seda unekursust teengi. Et siis ei tasu nendest unedest põgeneda. Nad tegelikult näitavad meid ennast. Aga just seda teadlikkust, et mina ei ole minu hirm, et mina ei ole minu emotsioonid, mina ei ole see füüsiline osa, mulle on antud siia eluks see füüsiline osa. kõik mu selline pisike 15% mõtlev aju on ju, okei, 25 rohkem me ju ei mõtle. me oleme nii pisikese sellise, me oleme nii kokku surutud siia füüsilisse kehasse, me oleme nii väiksed, nii jah, aga tegelikult meie vaim on väga võimas. et tegelikult võiks nagu kõrvalt vaadata oma füüsilist elu. et kui mina seda tegema hakkasin, siis eelmisel aastal, 1,5 aastat tagasi, siis kui mina avastasin, et ma saan niimoodi eraldada
iseennast, sellest füüsilisest osast ja nendest emotsioonidest ja sellest füüsilisest kogemusest, siis läks mul palju kergemaks. Elu läks kergemaks, siis endast rääkimine läks kergemaks. Ma kardan ju nähtavust, on ju, oma hirmudega tegelemine läks kergemaks, sest ma vaatan teda kõrvalt, okei, ma kukun sinna sisse, võib-olla mõnikord oma emotsiooni sisse, aga sest ma olen ju seda üle 40 aasta teinud juba, see on harjumus, see on automaatika, aga nüüd ma olen seal protsessis, selles hirmutundes või selles mingis, ma ei tea, viha või mingis kurbuse tundes mõnda aega ja siis ma suudan kõrvalt vaadata, miks see toimus. et ennem ma nagu jäingi sinna, kui ma sellega ei tegelenud ja viisin ennast järjest rohkem eluenergiast tühjaks. mida kauem sa koged siis neid kurbi ja raskeid ja hirmutundeid, seda vähem sul eluenergiat on. lihtsalt ei jaksa elada, on ju. No nii. Ja aga kui sa siis ärkad sellest hirmuunest ikkagi poole pealt üles, et siis tasub jah vaadata ja mõelda sellele, et mida sa nägid ja kirjutada isegi see üles. sest kui sa selle peale mõtiskled, siis tuleb sul nagu, aju hakkab nagu vastuseid otsima ja sa leiad lõpuks selle üles, kust see hirm on sul pärit. et see on hästi oluline, sest siis sa saad sellest lahti. ja võta aega siis, et küsida endalt, kus mu elus see tunne veel esineb, mis olukorras ma ennast sellisena tunnen, kas see kuulub mulle või on see hoopis kellegi teise hirm minu sees tihtipeale, jah. Me ei kogegi ju ainult enda hirme, vaid me oleme ju pärit oma suguvõsast, me oleme saanud sealt oma kasvatuse, oma mõttemustrid ja kõik, et sealt võivad pärineda meie hirmud ka, et need ei ole üldse meie enda omad. ja siia lõppu siis mul on vist üks tagasiside siin kirjas. tegin täna endale spikri ka. jah, testgrupis hästi palju oli hirmudega tegemist ja rääkimist. harjutuslehti on hästi palju. ja just, et oma varjuga siis varjutööd teha ja tegeleda sellega ja õppida. see küsima õppimine on hästi tähtis, endalt küsima õppimine. Mm, see meeletult tõstab teadlikkust ja aitab vabastada meid siis sellest piiravast, siis sellest äh, piiravatest nendest mustritest ja piiravatest käitumistest ja mingitest hirmutunnetest ja, ja toob sind tagasi siis omaenda elu juurde. et hirmu all on siis meie elu, meie julgus, meie tahe, meie motivatsioon ja kui sa neid vabastad, siis tegelikult alles siis saame me tuttavaks iseendaga ja iseenda eluga ja mida me siit elust siis tahame. ja rööprähklemine, ma ei usu, et see on inimeste soov. minu soov see küll ei olnud. et nüüd, kus ma ei rööprähkle, nüüd on minu jaoks elu ikka 1000 korda elamisväärsem. ja siis tagasiside, et testgrupist osalejalt enda jaoks kuidagi tundub see suur asi teada, et me pole meie emotsioonid ega mõistus, vaid omame neid kehavorme. see justkui tõstab ja avardab
võib-olla nii mõnegi jaoks tunnetuse, et oleme vaimolendid, kellel on kehad, mitte vastupidi. see on minu isiklik tunnetus. et jah, see on hästi oluline siis seda ennast siis kõrvalt vaadata ja analüüsida, osata ja, ja, ja enda sisemisi siis tajusid osata tunnetada ja näha, ennast kuulata, enda intuitsiooni kuulata, et unekursusel siis kõik ikkagi, ma ei jaga nagu seda, et oh, mida mina tean, vaid ma jagan enda kogemust ja siis sa saad ise mõelda, kuidas sinul on elus olnud ja teised jagavad ka enda kogemust ja see siis peegeldab sulle sind ennast, et testgrupi tagasisides oli ka üks naine kirjutas, et nii äge, et kuidas me kõik oleme, et me räägime nii sarnaseid, meil on nii sarnased lood, et kuidagi peegeldate mind ennast tagasi, et see on ikka nii võimas. Tegelikult me üksinda võib-olla ei oskagi kõikide nende asjadega tegeleda, aga kui me kokku saame ja just sellise väikese grupiga on omavahel nagu selline jagamine, siis see toob meeletult suurt teadlikkust ja annab väga suure vabaduse tunne, et ma ei koge seda kõike päris üksinda ka. et jah, et ma kutsun sind osalema unegrupis. jah, aga tänaseks siis kõik. Lähme suve nautima. Ilusat jaani teile. Ma postitan selle esmaspäeval. jah, siis võib veel soovida ilusat jaani. Tšau.